Tere taas! Täna on meil selline huvitav asi jälle välja pakkuda, et kes on meie kanalit vaadanud, jälginud, on näinud, et meil oli üks huvitav selline video, ökonoomsustest, ja see oli 2 autot, Jaguar XK ja BMW M6. Ja ühel oli siis V8 mootor, V10 mootor oli teisel ja me tahtsime teha siis sellise nii-öelda katse, et kui ökonoomselt on võimalik neid autodega sõita. Ja loomulikult me ei ajanud taga ekstreemsust, vaid just niimoodi, et kui nautida neid autosid kui hobiautosid. Käime maanteel ja käime ka väiksematel teedel ja vaatame, mis see tulemus on. Nii, hetkel oleme siis ära keeramas suure tee pealt ja meil näitab 12,2, 12,1. Nii et jah, kaamera filmib 8,3. Vot sedapsi. 12,4. Vot sedasi siis. Nii et kõik, kes ei ole seda veel näinud, saavad seda järgi vaadata, kes on näinud, teavad, millest on jutt. Ja siis mõtlesime, et mis oleks loogiline jätk selle videole. Ja muidugi, õige vastus on, et teha veel üks ökonoomstest ja seekord siis autoga, meil on V12 mootor. Ja siin me olemegi, et tegu on autoga Daimler Double Six, millel on 6-liitrine V12 mootor ja vaatame siis, kui ökonoomselt on võimalik sellega sõita. Nii. Et proovime siis jätkata traditsiooni ja ka eelmisel korral oli meil kaameramehega siis tekkis arutelu, et mida meie arvame, et palju võiks siis see auto 6-liitrine V12 mootoriga auto, et palju ta võiks siis võtta meie sellel katsetrassil võiks olla keskmine kütusekulu. Ja ma võib-olla küsin kaameramehe käest esimesena, et mis on tema arvamus, mis see võiks olla keskmine kütusekulu, mis me saame katse lõpetuseks. Siis ma arvan, et pakume siis äkki 11,4 liitrit 100-le. Et äkki V12 ja Daimler suudavad tõestada oma ökonoomsust rohkem kui BMW M6. Nii, ja mina nüüd jätkan kohe siit kohalt. Ja mina ütlen, et mina olen natuke siin eelistatud seisundis, kuna ma olen see auto üsna palju sõitnud ja ma lihtsalt tean, et mis on selle auto siis võimed ökonoomse osas pikematel sõitudel ja kuidas ta muidu käitub. Ja kuna selle auto ongi niimoodi, et kui sa lihtsalt sõidad, eks ole, siis on üsna meeldiv, igal juhul kütust ta kulutab, aga nii kui sa natuke gaasi vajutad, siis kohe see keskmine tõuseb. Ja kuna meil on siin ikkagi vaja ka pidurdada ja uuesti hoog üles võtta ja mõned kurvid ja nii edasi, siis ma lihtsalt, mu sisetunne ütleb, et see võiks jääda kuskil 11,5 kindlasti, aga tahaks loota, et alla 12. Ehk siis 11,5 kuni 11,9. Nüüd on see koht, kus öeldakse, aga nüüd vali üks kindel arv, siis ma võtame siis keskmise, mis ta siis on 11,7. Mina pakun, et 11,7 on see, mis me siis saame. Nii, aga antud mudelil on meil siis, eks ole, 6-liitrine mootor V12 ja ka 4-ne kast. Et jah, et see mudel põhineb XJ40, et konkreetne mudelikood on XJ81, kuna tal on V12 mootor. Erinevalt siin eelkäijatest Jaguar XJ1, XJ2, XJ3, millel olid V12 mootorid 5,3 liitsed ja kastid olid 3-sed. Et siis jah, sellel autol see eelis, et üks käik on juures. Aga jah, et selles mõttes meil pöörd on seal maantee peal on 2000 ringis, täpselt 2000. Nii et selles mõttes, et on lootust, et see keskmine nüüd see näit meil väga suur ei tule. Aga me siis kohe siis ütlemegi teile, et meil ei ole palju sõita jäänud ja anname teada, mis meil siis see tulemus on ja kui lähedale meil siis keegi pani. Et mina pakkusin 11,7 vist ja kaameramees ütles vist 11,3, kui ma õigesti mäletan. Et nüüd on meil siis see tulemus kohe näha, mis meie keskmine tuli ja näitab keskmine on 12,1. Nii et jah, et mis ma ei oskagi kommenteerida, et jah, 12,1. Et ega me ju selles mõttes kumbki väga palju mööda ei pannud, eks ole, et 11,3, 11,7, 12,1. Aga jah, et mina korra arvasin, et võib-olla ikkagi tuleb natuke väiksem. Aga kuna mul enda see autoga kogemust on olnud päris palju, siis ma tean tõesti niimoodi, et iga väiksemgi liigutus, mis nõuab, et
gaasi vajutamist ajab keskmise üles, nii et jah, 12,1.